Aitäh, juhataja! Lugupeetud saadikud! Kohe näha, et toimub üks järjekordne bürokraatia vähendamine, mistõttu luuakse seda hoogtöö korras juurde. Sest kuidas muidu Brüsseli ametnikud oma olemasolu õigustaksid? EKRE ei toetanud seda seadust enne ega ka nüüd. Ei ole liialdus, kui seda nimetatakse pealekaebamisseaduseks. Igal kodanikul on niigi vaba voli teavitada õigusrikkumisest. Keegi pole seda neilt ära võtnud. Igal kodanikul. Ja mingisuguseid Brüsseli käsulaudu sellele lisada, see on lihtsalt kohatu. No kõigepealt peabki küsima, kuidas edeneb siis ülejäänud bürokraatia vähendamise projekt. Lugesin, et esimese saavutusena ei pea Terviseamet enam Elroni rongides kontrollima moppide ja ämbrite olukorda. Vägev saavutus, esimene samm on tehtud bürokraatia vähenemisel teel. Moppide kontroll on ära jäetud, ametnikud on vabanenud raskest kohustusest. Millised on siis need uued kaebekohustused? Ja kuidas praegu edeneb ideoloogiline kontroll majanduse üle, nimelt ettevõtete kestlikkuse aruanded? USA-s lõpetati politruki ametikohtade ehk mitmekesisuse kaasatuse ametikohtade pidamine, võeti neilt rahad ära ja lasti politrukid ühe hoobiga lahti. Aga siin läheb kõik täie hooga edasi. Tõenäoliselt ei ole Eestis ettevõtjad, kes poleks kuulnud nendest samadest kestlikkuse regulatsioonidest, sellest, et nad peavad inimesi juurde tööle võtma, kes neid paberikuhjasid täidaksid. Jah, selle sisu on ideoloogiline kontroll ka eramajanduse üle, rääkimata riigiasutustest. Mida siis praegu rikkujast teavitaja seadus ette näeb? Igas vähemalt 50 töötajaga asutuses või ettevõttes on sisse seatud suhtluskanal, mille kaudu iga töötaja saaks ametisse pandud isikule kaevata tööga seoses teatavaks saanud õigusrikkumisest. Ametisse pandud isik omakorda peab kaebajale aru andma, mis kaebusest edasi sai. Kaebaja isik jääb kõige rangemasse saladusse. No välja arvatud muidugi, kui arhiivist välja toodaks, kes ikka kaebas. Hiljem tuleb ju välja näiteks, et kunagi siin ruumis õilmitsenud Karl Vaino isa, vanaisa, kõik olid pealekaebajad, kes eestlasi Siberi külades hukka saatsid, surma saatsid. Kunagi toob ajalugu ka need anonüümikud välja. Meie kogemus on siiski niivõrd halb, et ma mõtlen, et sellised vanakooli mehed nagu Enn Eesmaa ja teised peaksid teadma, mida tähendas glavlit, tsensuur, pealekaebus. Peaksime olema väga ettevaatlikud, väga ettevaatlikud igasuguste pahamaiguliste asjade sissetoomisel. No väliselt ju võideldakse korruptsiooni vastu, julgustatakse inimesi rikkumiste vastu välja astuma, aga tõesti, anonüümsete pealekaebajatena. Miks? Ei ole vaja palju elukogemust, et mõista, kuhu see välja viib, sest juba me laiendame, kas pole nii? Alles oli, et me teeme siin kitsendatud variandi sellest pealekaebamisest. Juba tulevad uued valdkonnad. Juba uued. Teate, sanktsiooni kuritegud rikkumisest. Samamoodi iga inimene saab teatada. Nii et hea uudis on see, et pihisaladus ei käi selle kohta. Nii et tore, et sinna ei panda mikrofone, kaameraid ja kõike muud. Et siiski, pihisaladus on veel kaitstud. Loodame kõige paremat. Aitäh! Suur tänu!